Hei, suur rõõm, et oled jõudnud iseendale vestlusruumi. Siit tuleb 12 episoodi suhetest iseenda ja teistega läbi seksuaalsuse spektri. Vaatleme erinevate vestluskaaslastega seksuaalsust, selle ilus ja väljakutsetes. Usun, et sa leiad siit midagi ka iseendale. Mõnusat avastamist. Nii, hei, Eliis ja Artjom, nii tore, et te siia tulite. Mul on teid nii hea meel näha. Tere. Ma ikkagi hüppan kohe asja kallale, nagu mul on siin juba kombeks saanud. Et kas te jagaksite mulle natukene enda seksuaalsuse teekonda, et kui mõelda näiteks lapsepõlveperioodi peale, et see algab juba ju meil väga noorest east, et kuidas meie vanemad räägivad seksist ja seal näiteks 10-aastased, kui hakkab juba eelpuberteet ja selline keha muutused ja kõik. Ja siis, kui 20 oled juba siuke teadlikum vanus on ju, 30, kui on juba omajagu kogemusi saadud ja siis kui nii tänapäeva välja, et milline teekond on teil kummalgi olnud? Tahad alustada? Kaki mina võin alustada küll. No noorest east esimesed asjad, mis meenuvad, on see, et esiteks ma olen üksikvanema ainuke laps, ehk siis full tähelepanu kogu aeg on kõik valve all. Ja mis puudutab eriti seksuaalsust, on ju, et ja teine asi, mu ema on ametilt ämmaemand, et väga selline keskendub ikkagi sellele, mida kõike ei tohiks, ei peaks ja kui ma mõtlen 10-aastaselt, siis ma tõenäoliselt olin ikkagi täitsa laps ja see ei olnud minu jaoks väga selline igapäevane teema, et ma mäletan mingisuguseid selliseid raamatuid küll, et mingite selliste ühe joonega joonistatud piltidega raamatud olid kuskil kodu raamatukogus, mis pakkusid teatud perioodil natuke huvi, aga ma ei mäleta, et ma oleks läinud näiteks ema juurde selle teemaga, et kuule, mis värk sellega on. Ja meil oli siuke avatud suhe, et kõike, mida ma küsisin, ma sain teada, aga ta ei olnud väga aktiivne ise, nagu võib-olla siis seda poolt jagama. Ehk siis see teema tuli lauale minu jaoks pigem siuke 13, 14, 15, kui hakkasid meeldima poisid, et sinnamaani nad olid kõik sõbrad ja suhtlesin vabalt. Ja tõenäoliselt seal on seos ka sellega, et mul ei ole majapidamises olnud siukest isa figuuri, et poisid ja mehed on, no ma arvan, sinna esimese siukse päris suhteni olnud minu jaoks siuke hirmus teema, et ma mäletan oma esimest siukest poissi, kes mulle meeldis, et kui ta mind kallistas, siis ma seisin nagu pulk ja ei julgenud vastu kallistada, kuigi tunne oli siuke, et nagu vau, kui äge asi muga juhtub. et see on siuke esimene checkpoint siis võib-olla, kus midagi hakkas toimuma ja siis tulid need teemad ka niimoodi, et emaga oli vaja suhelda nendel teemadel. Ja kuidas su ema sellest oli avatult? Ta rääkis avatult, aga ta oli, ma ütleks pigem range, et seal oli väga palju seda hirmu, et äkki ma ikkagi kuidagi teen midagi, mida ei tohi ja siis mine sa tea, mis juhtub ja et selles mõttes siuke üsna surve all teema oli see, et ma ei saa öelda, et seksuaalsus või seks oleks olnud tabu teema, aga ta ei olnud ka kohe kindlasti mugav teema. Ja kuna ma olin selline väga hea laps, kes tahtis olla ootustele vastav, siis ma tõenäoliselt juba sellest kohast väga ei julgenud neid teemasid ise torkida või et see, et ma tean, kehas on see uudishimu tunne, nagu kui ma sellele perioodile mõtlen, aga ma ei tea, et ma oleks julgenud seda väga ruumi tuua, et pigem ikkagi see oht rasedaks jääda ja üldse siuke las ta olla põnev, aga ärme sellest praegu räägi. Et selline mälestus on pigem seal perioodis, selles esimeses etapis. Mul endal on, mul vanemad kurdid ja siis läbi selle on tegelikult see seksuaalsus ka hästi kuidagi siuke tabu olnud, ehk siis hästi palju varjamist olnud. Ja läbi selle ma kuidagi õppisin seda dünaamikat, et just kui seks on vale ja siis samal ajal see tekitas minus huvi, just siis ma avastasin isa mingid need, ma arvan, et ma olin äkki mingi 10, see võis olla mingi seal puberteedi ajas, 13-14, kus ma avastasin isa need pornoajakirjad ja siis tekkis huvi selles osas ja siis nagu, aga ei olnud kellega rääkida ja siis et kui ma nagu hakkasin avama seda teemat, siis kuidagi
tundsin seda häbi nagu vanemate poolt, seda sellist kohmetust. et okei, kuidas me nagu sellest räägime, ja siis kui ma hakkan nagu meenutama, siis ma ei mäletagi, kuidas mul kogu see teekond on lahti rullunud. Ühte asja ma mäletan, et ma sattusin pedofiili ohvriks, et see oli hästi siuke huvitav nagu esimene kokkupuude seksuaalsusega üldse, et nagu läbi mingi sellise veebi pedofiili, et ma pole sellest kellegile nagu avalikult rääkinud, et see on tegelikult esimene koht, kus ma niimoodi avalikult räägin. Aitäh, et jagad. Et see on, ja siis kui ma lapse emaga koos olin, tema oli esimene inimene üldse, kellele ma rääkisin sellest. Et see oli ka nagu väga suur ületus, sest ma hoidsin enda sees ja kuidagi nagu selline. Sa olid, kui sa esimest korda välja rääkisid? Mõtlen korra, mis võis olla äkki 25. Ehk siis 10+ aastat hoida nagu seda enda sees. Rohkem veel, jah. Et päris intensiivne. Ja siis samal ajal nagu, oligi see allasurutud seksuaalsus, on ju, kõikide nende pornograafia ja kõikide nende asjade suhtes, et ja üks asi, mis sellega kaasnes, oli tegelikult tohutu hirmus elamine. Et kuna see oli hästi nagu selline peenskeem, mismoodi ta nagu võrgutas sellesse kohta, ja siis oli see RuneScape oli hästi populaarne mäng, ja siis mu vanematel ei olnud raha, ja siis seal olid need mingid asjad, et mida sai nagu membershipiga osta, ja nii-öelda lisada, ja siis ma tahtsin neid, ja siis ma sattusin mingi inimese otsa, kes tundus sõber, ja siis hakkas nagu sealt läbi peenmanipulatsiooni kasutama. See ongi see sama asi, et vanemad ei rääkinud mulle seksuaalsusest, ja siis ma lihtsalt, okei, lähen siit, vaatan, kuidas ma siit jõuan. See tundub nii süütu, et ma ei tea, saadan pildi või teen midagi ja siis saan selle eest seda, mida mina tahan, ehk siis nagu tollel hetkel noore poisi jaoks raha on ju, et seda mängu osta. Ja see tundub täiesti nagu suvaline asi, et selles eas ei ole võimeline mõtlema. See on hästi selline nagu hell iga ka, see ei ole veel sellist teadlikkust. Just, et sa ei ole võimeline isegi selles hetkes mõtlema selle peale, et see võib nagu olla järgmine hetk midagi, millega ta sind ähvardab, et ta teeb seda avalikuks ja siis sa alles tunned seda sama nagu piinlikkust ja häbi, on ju, et ja siis hakkab see poole hirm. Ja see oligi tohutu hirmus elamine, nagu kogu see kooliga, on ju, üks asi oli see, et ma käisin koolis, kuna ma suhtlesin eestlastega, et enamus mu tutvusringkonnast olid eestlased ja ma käisin vene koolis. Siis oli see, et nagu kuidagi sobitumine sinna ja siis on okei, siis oli mingi see ähvardamine, et ma paljastan need kõik asjad klassikaaslastele, siis nagu see väike poiss tundis tohutut hirmu ja kogu aeg, okei, kellele ma räägin, mul ei ole kellegele rääkida, vanemad nagu nii mind ei mõista. Siis oli see, et siis oli alkohol, suitsatamine ja kõik asjad, kogu see iseenda eest põgenemine, sest ma emotsionaalset intelligentsust ka tegelikult ei olnud nagu peres, ehk siis läbi selle kopeerimismehhanismi ma õppisin, et okei, niimoodi tulen toime sellega. Ja siis, kui ma nagu sellest esimest korda rääkisin, siis ma tundsin nagu esiteks tohutut kergendust ja see oli väga-väga suur läbiminek kõikidest nendest hirmudest, et okei, ma tegin mingit sellist asja, et mind mõistetakse süüdi või häbistatakse ja kogu see asi, mida ma olin nagu sellest hetkest alates kandnud sinnamaani, oli see hetk, et okei, nüüd ma pean välja rääkima selle. Milline vabanemine? Tohutu. Et see oli päris võimas. Ma mõtlesin, kas ma räägin sellest või ei räägi ja see kuidagi nii spontaanselt, automaatselt oli, et no ja ega minu lugu lõpeb ka ikkagi 17-aastaselt selles kohas, kus ma jõudsin ikkagi oma esimese partnerini, kellega me olime pool aastat koos olnud ja asju hakkas juhtuma, isegi kui ma tahtsin olla see tubli tüdruk, kes ei tee. Et kuidagi oli see selline, et mul on oma emaga läbi elu olnud väga head suhted ja ma olen taga justkui saanud kõigest rääkida, aga tema lemmiklause on olnud, et saagu või hullem, aga alati räägi ära. Ja ma ei ütleks, et sellistes teemades see oli väga toetav lause, et saagu või hullem, et sa ikkagi ei julge teatud teemasid minna rääkima, kui sa tead, et seal on plahvatusoht. Ja nii ikkagi juhtus see, et oma esimese partneriga siis
pärast poolt aastat koos olemist me kuidagi jõudsime sellesse punkti, et oli ka vahekorra hetk ja emale ma sellest rääkida ei julgenud, kuigi meil oli justkui kokkulepe, et kui te jõuate sinnamaani, siis kindlasti räägi, aga nagu no milline 17-aastane tahab minna siis nagu ema juurde, et tead, mis ma tegin, et nagu, et see ei ole, et see ruum võib-olla ei olnud päris selline või noh, mina ei olnud piisavalt julge, et seda sirge seljaga sinna sellesse ruumi viima minna, et kogu see lugu, mis oli ikkagi ümber selle hirmutamise ja selle nagu mahavaikimise olnud, on ju, et see on justkui okei teema ja tuleb kasutada kaitsevahendeid ja need asjad olid nagu teada, aga seal olid mingid errorid, et tollel aegsel partnerile ei sobinud tavakondoomid ja juba oligi mõistus otsas ja siis ma olin rase ja tegin aborti ja siis et samamoodi tegelikult, kui väike asi on ju, et vanemal hoida ruumi selleks, et see vestlus saaks sündida versus see, et seal on lihtsalt see hirm, et sa ei julge rääkida. Et noh, minu puhul ka see, et mul ei olnud ka nagu teist vanemat või oleks kuidagi nagu, et sul ongi see üks usaldusisik, kogu see koorem, et sa ei taha valmistada pettumust, siis sa juba saad aru, et juba on see tegu tehtud, et nagu mis nüüd saab. Et samamoodi hästi suur läbielamine ja ma olin 17 ja see oli selline hetk, mille ma valisin siis läbi teha üksinda ja salaja. Et helistasin isale ja palusin talle allkirja andma tulla ja niimoodi, et tema ei saagi üldse kunagi sellest olukorrast teada. Ehk siis sisuliselt ma jätkasin seda mängu, et ma pole kunagi midagi teinud. Ja siis see hakkas samamoodi sööma tegelikult seest poolt, et sa ei saa rääkida. See, mida üks tütarlaps selles kogemuses läbi teeb, on ka päris karm. Et see on tagantjärgi vaadates nagu uskumatu, et üldse võib tekkida tunne, et üksi on seda lihtsam läbi teha, kui tegelikult nende inimeste toel, kes on su lähedased, on ju, et jah, see kaaslane teatis ja ka nagu ta oli sama vana kui mina, mis teadlikkus temalgi oli, on ju, toetada või aru saada, et me olime tegelikult ikkagi, suhe lagunes ka nagu selle järel ära, sest mina ei saanud enam aru asjadest, et tunded läksid ikkagi täitsa risti, et millised tunded on selle noormehe vastu, millised on need leinatunded, kõik see oli nagu täiesti jabur ja pöörane ja ma arvan, et see on minu teekonnal ka see hetk, kus ma tegelikult oma seksuaalsuse lukku keerasin, et sealt maalt tunduski see päriselt nagu ohtlik, et nagu ma olin pettumust valmistanud, ma ei olnud ootustele vastav ja kõik see nii-öelda hea ja põnev, mis sellega kaasnes, tundus tühine, et siis hakkas see olema mingi selline sealt edasi nagu pikki aastaid selline midagi, mida poisid ja mehed tahavad ja justkui selleks, et see suhe või inimene, kes mulle meeldib, oleks kuidagi nagu minu vastu hea, et siis tuleb see ära teha, siis tuleb nagu teha seda, mis neile meeldib, ehk seda minu sellist enda avastamist ja seda nagu, see läks siis nagu tuli korraks paar kuud ja siis läks lukku. Et see edasi on, ma arvan, seal 17 kuni 23, 4, 5 sinna nagu, et 24 siis vaikselt hakkasin avastama, et oota, pildil on midagi nagu puudu, see minu osa. Et jah, et ka siuke väike asi on ju, et sul ei ole seda ruumi, kuhu avaneda, et päriselt rääkida, mis toimub noorena, on ju. Ja kui kerge on seal tunda seda hirmu ja hukkamõistu ja nagu häbi ja süüdistusi ja see on ikka nii fundamentaalne asi tegelikult, et vanemad hoiavad lapsele seda ruumi, kui ta avab ennast sellele kõige haavatavamale asjale üldse, mis on seotud seksuaalsusega, on ju. Et kuidas nagu mõista seda või sest seda on nii tabuks peetud ja kuidagi alla surutud ja põhimõtteliselt ongi see, et sõja ajal on ju inimesed magasid teineteisega teki all, kott pimedas, ei näinud isegi teineteist, on ju, et peaasi, et nagu lapsi saaks teha. Ja see on see, kas me peaks seda edasi kandma, ei pea ju. Et nagu lihtsalt aitab. Ja meil toovad üldsegi kured lapsi, on ju. Lapselehe all, jah. Lapselehe all leiab üles. Et kõik need asjad on ju, et tegelikult jah, et ja ma ütleks, et see tegelikult ei olegi üldse see koht, et sellele ruumi hoida, vaid et kui sa elad siukest elu, kus sa vanemana ei võta lapse soove ja vajadusi nagu ruumis vastu pehmelt, vaid iga kord oled väga nagu range ja
kange oma arvamust ütlema ja mingi ei, mis sa teed ja hukka mõistma, siis selle teemaga kohe kindlasti ei ole julgust nagu minna, et see on väga habras ruum, on ju, et alati ei olegi võib-olla lihtne oma vanematele sellest rääkida, nagu keegi võiks olla, kellele sa julged. Või väga head kas või sõbrannad ja sõbrad, et ja ega see ruum algab juba väiksest lapsepõlvest, ma arvan, see on esimene 7 aastat, kus sa lood selle tunde, kas võid või. Isegi enne, see on ju tegelikult see, kus poistena hakkame avastama neid genitaale, et okei, katsume, mis asja, mis see teeb ja kuidas see käib, on ju. Ja siis mäletan enda ema pealt, et kui ilmselt ta tegi mulle ka, sest ma olen enda lapse pealt näinud seda, et kui laps on katsunud ennast, siis ma mingi, mis sa teed? Siis mingi, kuule, see on tema keha, miks sa sekkud? Miks sa nagu keelad tema keha endal avastamist? Ma mäletan lasteaias enda lapsel ka, et kui seal kellelgi, meil on siukse probleemiga lapsi enne ka olnud, et öeldakse, see on nagu, kuulge, et see, kuidas nagu tänapäeval me rääme veel seda, et kui väiksed poisid või keegi avastavad ja seal on veel vahe poistel ja tüdrukutel, et võib-olla isegi tüdrukutel on seal vahepeal natuke karmimad piirid pandud, et kui poiss kuskil seltskonnas oma nuku välja võtab, siis on poiss tegi, lõpeta ära, on ju, aga tüdruk siis on kohe nagu ruumis suurem veel selline energia ja piinikus, oi, on ju. Seal on ju tohutud hirmud ja kogu see nagu häbi ja kõik need asjad, et tegelikult mis juhtub, kui laps teeb sellist asja, on see, et vanem saab ju selle tundega pihta. Häbitundega. Mis see üles toob? Sest tüdrukute puhul on ju isegi see, et neil võivad olla sugapüksid, nad tõstavad seelikut ülesse ja see on juba probleem. Näha justkui pole midagi, tegelikult ei ole seal midagi, ta lihtsalt teeb mingit tegevust, mille temal ei ole veel üldse seal seda seost, on ju. Ja siis on kogu ruum, mingis on nii ei tehta, see on piinlik ja nagu tütarlaps nii ei tehta, on ju, et kohe tuleb sildi. Ma arvan, et väike tüdruk juba kuskilt saab ju selle ja poiss samamoodi sellise koodi sisse, et see on midagi, millest me ei räägi, mida ei tohi teha ja siis Ja siis ongi. Esimene lukk on veel. Aga kui me nüüd natuke lähme edasi, et tuleme tänapäeva poole, et siis 24, et sul hakkas taas avanema, sina 25 said endal ära rääkida sellise. Ära rääkida sain siis, aga tegelikult enne seda nagu mul oli pigem see seksuaalsus kui põgenemisviis, ehk siis mul oli väga palju suhteid, partnereid, kellega ma põhimõtteliselt magasin, ja siis samal ajal oli mingi 3 suhet, mitte suhet, aga 3 naist korraga ja siis ma mõtlen tagantjärgi nagu, what is that, kuidas ma niimoodi sain üldse elada. Aga see ongi see sama, see valu ja see tunne paneb ju tegelikult tegema, et okei, ma ei taha selle emotsiooni ja selle tundega kontakti saada sest see on nii suur valu ja see on nii suur häbi, mida läbi kogeda. Ja siis ongi see, et mul on lihtsalt nagu siia sinna teha. Erinevad põgenemisteed. Et alkohol oli, suitsatamine oli hästi suur põgenemistee ja kõik sellised asjad, et väga kirju. Tagantjärgi mõelda on ikka nagu, what, siuke teekond läbitud. Aga täna praegu ma tunnen, et see seksuaalsus on püha, et see on nagu kuidagi selline, see ei ole nagu niisama, ma ei tea, et me seksime ja teeme midagi, vaid nagu see on palju sügavam ja see on nagu see ühendus ja kokkutulemine mehe ja naise energia vahel põimumine üheks nii-öelda. Ja et see teekond nagu avanemisena on ikkagi läbi selle, et mina nagu tunnen ka, et see koht, kus ma hakkasin avanema, oli võib-olla esimene etapp oli see, et kui ma olen sinnamaani nagu justkui elanud selles reaalsuses, et see rahuldamine on eesmärk, et mis seal teisel pool siis nagu on, et ma tegelikult ei lõdvestugi sellesse kohta, et justkui mina võin ka midagi soovida, vajada, tahta. Et kui see juhtub, on hästi, aga kui ei juhtu, siis peaasi, et nagu mina olen täitnud oma osa ja teinud seda, mis peab. Ja siis hakata avastama, et okei, aga mis siis saama hakkab, kui ma nagu vajan midagi. Et minu jaoks oli hästi suur teema see, et ma ei olnud võimeline välja ütlema. Ehk siis häält tehes väljendama, mida ma vajan. Ma võisin seda teha nii-öelda mitte seksuaalses olukorras, mitte sellises, ja kui oli vaja midagi öelda, siis nagu ei, see oli kohe kindel ei. Ja miks ma seda ei suutnud teha, seepärast, et mu peas oli uskumus, et kui ma ütlen, mida ma tahan, siis see ei ole see. Ehk siis see äraarvamismäng muutus minu jaoks nagu oluliseks, sest ma ise tegin seda nagu, et ma arvasin kogu aeg nagu häälestusin nii kõvasti teisele.
et ma olin tegelikult, see on üks minu nagu selliseid põhiasju üldse elus, et ma häälestun ruumile ja kõigile teistele ja korjan seda hüperfookusega seda infot ja siis muudan ennast selle asemel, et olla ise ruumis ja siis nii-öelda mahtuda ka ära ruumi ja vajada sellest ruumist midagi öelda välja, kui ma vajan, on ju, et seesama asi tuli tegelikult ka magamistuppa kaasa. Et jah, et see teekond mingi hetk oli täiesti hulluks ajav, ütleme niimoodi, et mul oli periood, kus ma olen selles mõttes nagu siuke noorold, kes väga ei suitseta, ei joo, on ju, et mingid peod on ju, ühe käe sõrmedel olen olnud purjus ja tundnud, et nagu see üldse ei meeldi mulle ja siis ma ei saa aru, kuhu ma kuulun, sest et kõik teevad ja mina ei tee ja mis ma siis teen, kui ma ei tee seda sama, on ju. Ja kõikide nende pidudega, et ma olen alati esimene, kes tantsib ja ootab, et teised jääks piisavalt purju, et nad ka tantsima tuleks ja siis ma mingi, et okei, aga et kas ma olen vale? Ja jälle seesama teema on, et mida ma vajan, kas ma mahun ruumi sellisena, nagu ma olen, kas ma võiks teistele välja öelda, et kuulge, ärge jooge, umbes proovime ühe peoga ainult, on ju, et selleks julgust nagu noorena ei ole, sest massi järgi tuleb häälestuda. Ja siis mingi hetk oli nagu totaalne selline, ma tean, et 21 oli see vanus, kus mul oli hästi keeruline, et ma olin nagu mingis sellises pooldepressiivses olekus, kus ma ei saanud üldse enam aru oma tunnetest, oma vajadustest ja kõik elusündmused kokku ja siis sealt nagu hakkaski, et kui ma nagu 24 hakkasin ärkama sellesse, et ma vajan päriselt midagi, et siis tegelikult see oli ikkagi protsess omaette, et esimene, ma arvan, aasta aega ma sain aru, et minu asi on öelda, mida ma vajan ja siis elada selle teadmisega, et aga ma ei ütle ja ikkagi kogeda seda sama kogemust uuesti ja mitte saada aru, kuidas sellest välja saada. Ja siis hakkad vaikselt jõudma sellesse kohta, et okei, ma olen täiskasvanud inimene, kui ma midagi vajan ja ise sellega hakkama ei saa, äkki ma võin küsida abi, äkki ma võin vaadata mingit kursust asja, on ju, et siis nagu lõpuks hakkas nagu tulema see selline sammukese kaupa, on ju, et see on päris siuke intensiivne teekond, kui sa siis lõpuks avastad, et ise on kuskil täiesti kaotsi läinud ja et see suur teema, mis on tabu, ei olegi tabu, et sa oled täpselt sama väärtuslik nii seksuaalses maailmas kui igal pool mujal, et ja siis niimoodi see hääle teema, on ju, et järgmine on see, et mitte teha häält, et praegu siin, kui ma rääkisin sellest lapsepõlve kogemusest, mul nagu klikkis ära, et aga seal on üks nüanss, et ma lapsena mingi hetk ikkagi kuulsin ema läbi seina ja mul oli tohutu segadus selle häälega, mida ma kuulen, sest et tal oli tollel ajal selline partner, kellega nad aeg-ajalt kaklesid ja siis see hääl oli samasugune või nagu sarnane, et sa läbi une kuuled, sa ei saa aru, kas on kisma, kas sa pead nagu olema kaitses ja muretsema või on kõik nagu hästi ja maga edasi. Et see ma mäletan või nagu nüüd teadvustan, et see on see tõenäoliselt see, miks mulle endale tekkis siuke tunne, et see hääle tegemine on kuidagi nagu vale või et seda nagu ei tohi teha, sest see minu keha mälestus sellest oli nagu siuke hirmuga ülesärkamise. Et siis ma olin jah selline nagu keegi, kes tahtis, et kõigil teistel oleks hea ja ei julge väljendada, mida ta ise tahab ja häält ka ei tee ja siis ma ütleks, et täna jälle tagasi vaadates nagu Artjomgi ütles, et kuidas see kõik üldse on saanud olla, et see, mis täna on ja see, mis oli, no ma ei tea, need on kaks täiesti erinevat inimest. Ma olen väga tänulik, et ma olen tänasesse jõudnud, aga see on nii oluline nagu teema ja see on nii suurt nagu rolli kandev, see, kuidas me nagu tegelikult ennast nagu tunneme. Selles seksuaalsuses peitub ju tegelikult nii palju neid aspekte, kuidas me julgeme olla iseendana. Et kui sa selles pühas ruumis lõpuks nagu valid, et okei, mina loen, no siis mujal nagu igapäevaelus see tuleb kas nagu põhimõtteliselt iseenesest järgi, see tundub lihtne. Et see nagu on otsad lähevad kokku, et see, miks räägitakse ka ju, et eluenergia on sellega seotud kõik see, et see on nagu väga nagu mõnes mõttes loogiline. Mulle tundub ka, et seal on ju täiesti enesekindlus ja kõik, et kui selles vallas on midagigi, mis on nagu varjul, tabu, hirmul, siis tegelikult see peegeldub ju absoluutses igas valdkonnas. See on ju tuntav, jah. Sest kui ma praegu hakkasin nagu mõtlema selle peale, et ma olin hästi ebakindel. Just nagu seksuaalvahekordades on ju, et kui mul ei tõuse, siis nagu okei, mis toimub.
et nagu aga see on ju keha loomulik reaktsioon, et lihtsalt ongi see, et okei, lihtsalt lõdvestu sellesse. Ja siis hakkab ju tegelikult keha tootma vastupidist reaktsiooni, erektsiooni siis. et ja siis ongi see, et nagu mõtlen seda teekonda, siukest käänulist rada peab läbi käima, et jõuda nagu sellesse kohta. Et kuidas nagu tuleb see säde või see nagu spark või et okei, ma valin selle, et ma päriselt pühendun sellele, et mis see päris seksuaalsus on. Sest kui ma õigesti mäletan või nagu tunnen, on see, et kogu see seksuaalne nii-öelda lahti kräkkimine või avanemine toimus siis, kui ma pornosõltuvusest lahti sain või kuidagi nagu läbi läksin. Et see oli ka siis, kui ma lapseemaga koos olin, siis suhtes olles, nagu ma vaatasin pornot ja siis nagu minu jaoks oli see okei. Sest minu vanemad tegid samamoodi ja siis nagu ma ju kuidagi õppisin selle järgi. Ja siis ta küsis siukest küsimust, et aga kui mina vaataks, kas see oleks sinu jaoks okei või? Siis ma tegelikult ei ole. Topeltmoraalid, tegelikult oli nagu ei, see on väga ebamugav. Ja siis oli see, et okei. Aga kuidas sa ennast tunneksid, kui ma nagu, kui sa teada saaksid, et mina vaatan? Siis ma olen, wow, okay, that hit so hard. Ja siis sellest hetkest alates ma nagu tegin otsuse enda sees, et okei, see ei ole okei. Et miks et piltlikult öeldes ma ju tegelikult petan oma naist. Samal ajal olles suhtes. Ja siis käis klikk enda sees ja siis oligi see, et tuli huvi kõikide nende semen retentionite vastu, et kuidas nagu seksuaalsust nii-öelda nagu võimendada või suurendada, et mis see päris seksuaalsus on. Sest kuni selle hetkeni ma ei teadnud, see oli lihtsalt nagu okei, ma lasen välja ja siis ongi korras. Aga tegelikult see meestel ju orgasm hakkab enne seda, kui see esimene purse toimub, et see on mingi 3 sekundit enne või mingi siuke hästi lühike aeg. Ja siis oligi see, et aga see oli justki nagu selline põgenemine. Et see ei viinud ju tegelikult selle päris tundeni, mis see seks ja seksuaalsusega seotud on. Ja siis sealt hakkaski nagu lahti rulluma see, et ma hakkasin seda vaagna põhjalihaseid harjutama, et kuidas nagu seda seksuaalvahekorda pikendada, et mismoodi see päriselt naise märkamine voodis käib, et kuidas nagu, mida tema tunneb või mida ta kogeb. Et see ei ole ju see, et ma ei tea, rahuldan ennast ära, kasutan teda, et ennast rahuldada ja siis on kõik tehtud. Et see on palju sügavam. Et mis söögiks on? Mis õhtu söögiks on? Ja no selles mõttes, et mina tunnen ka, et see minu teekond hakkas nagu eelkõige enda märkamisest ja valimisest, et okei, et nüüd on kõik, et nüüd peab midagi muutuma ja tekkis uudishimu selle vastu, et mis siis võimalik on, et kui see, mis on, mulle ei meeldi, mis siis veel on või mis see avastamata osa on, et ei saa ju olla, et nagu terve osakond on nagu siuke, et mingi ongi cancel ja ma ei tahagi sellega enam tegeleda, et mingil põhjusel see seksuaalsus meil siin ikkagi on. Ja see ka, et sa oled ikkagi 24-selt, et selleks ajaks mul oli ju kindel partner ja ma olen ju läbi elu kogenud seda, et erinevate inimestega on erinev tunne, erinevate inimestega on vahekorrad erinevad, on ju, et ühega on nagu siuke, et on justkui iseenesest kõik hästi ja teisega on see, et ta justkui näeb vaevaga pole midagi hästi, on ju, et kõik need, et see elukogemus seal juures ja siis hakkad nagu, tekib see võimekus, et okei, aga mis see siis on, mida ma vajan. Ja minu jaoks oli see üks selline naistekursus, mis oli Karolin Tsarski oma, millest ma siis hakkasin nagu minema sellesse kohta, et mida siis teised naised üldse tunnevad või mis see võimalused siis üldse on, et kui ma ise ei koge, on ju, et selles mõttes ma ka olen see, kes on enese rahuldamise vahele jätnud, et tänase päevani see ei ole mu mingi selline tegevus, mida ma nagu harrastaks nii vabalt, et see on,
ma arvan, et suhe Artjomiga ongi olnud nagu minu jaoks see koht, et see kokkusaamise lugu juba ise ongi see nagu ärkamine ise, et see teekond on olnud väga väikeste sammudega ja väga kindla teadmisega, et see miski on võimalik ja et ma nagu nüüd olen valmis lubama endal kogeda midagi enamat. Ja see minu jaoks ongi olnud puhtalt alistuda ja lõdvestuda lubamise teekond, et ma olen aru saanud selle kohe 2 aasta jooksul, kui raske on tegelikult minu kehal usaldada, et ma olen tohutu kontrollifriik selles ruumis, et kui ma kõiges muus suudan usaldada elu ja voolata, siis selles, seal peab millimeetri nagu juuksekarva täpsusega olema kõik paigas, et ma päriselt julgeks. Et muidu on kogu aeg siuke tunne, et midagi juhtub ja appi, ma pean seda kontrollima, kas see on õigesti ja toon valesti, on ju. Et see näitab mulle seda sama kohta, et kogu minu see siuke ellujäämisinstinkt aktiveerub just seksuaalses ruumis, kus nagu siis ma tean ju ka teraapiaruumidest, et mul läheb meelesti aktiivseks ja hakkab genereerima lahendusi ja mõtlema. Et see on olnud minu viis ellu jääda nii pikalt, et selles ruumis see tegelikult on väga segav ja nagu jõuda sellesse punkti, et ma ise enda sees saan aru, mida siis päriselt teha, et ma rahuneks maha, meel rahuneks maha ja ma lõdvestuksin, et ega see tänase päevani iga kord ei õnnestu, on ju, et ma nagu olen sellel teekonnal ikkagi kõige magusamas punktis, kus ma saan nüüd aru, et mul on mingeid kogemusi, mis on nagu vau, ja siis mul on need kogemused, kus ma nagu pärast mõtlen, et pekki jälle ma ei saanud nagu ma ei jõudnud sinna, kus tavaliselt on ju, et nagu just selle lõdvestumise endaga, et see kas on hea või kas ühendus on, et see ühendus on meil tavaliselt väga nagu tugev, aga ma saangi aru, et mu keha kogemus nõuab lihtsalt, et ma ise ka ei tea, mis see limiit nii-öelda selles avardumises on ju, et see võib olla väga väike asi, on ju, et ühel päeval tahad, et sind puudutakse rohkem, teine päev ütled, ei, seda oli liiga palju ja ei taha üldse midagi, on ju, et see ei ütlemise asi, et ma olen nii palju aastaid nii-öelda ignoreerinud oma eisid, et vahepeal mulle tundub, et nagu miks nüüd Artjomiga peab kogu aeg ei ütlema, et tegelikult mulle meeldib, aga just see ongi see nagu mingi puhver, mis nüüd nagu vajab puhastust, on ju, et sa tahad lihtsalt ma pean nüüd jälle ei ütlema, et nagu samas see on nii ilus, tuleb ruumis ja pluss see, et me ju õpime, me oleme siin varasemates odades ka rääkinud, et me ju tegelikult alles õpime ju alati ja see kõik muutub, et ega lõpuks ei teagi ja see on hästi, hästi ilus, kui on see turvaline ruum, kus seda siis testida. Ma kunagi tegin ka ühe testi netis, ma ei meenu see nimi hetkel, aga me oleme ka inimeste ja naistena väga erinevad, et minule kõlas praegu tuttu, et ma olen seda tüüpi nii-öelda seal testi järgi, ma võin nagu kogemusest kinnitada, et mul juba piisab, et mingi vale lõhn on kuskil, ma ei tea, oled kuskil, kus iganes ja keegi kuskil tuleb, ma ei tea, mingi imelik, ma ei tea, toidulõhn kuskilt aknast sisse teistest kuskilt majadest, on ju. Ja mul on juba kõik, ei ole mõtet, on ju, et seda siis endas vastu võtta ja et partner ei tunne sellele, et temaga on midagi valesti, et see on jälle kommunikatsioon. Ja meestena nagu aru saada nendest signaalidest on ka see, et oota, eile nagu toimis see, aga täna ei toimi, mis ma valesti tegin. Tsüklilisus ka kõik on ju. Ja kõik on nii seotud ja siis ongi see, et millimeetri täpsusega lihtsalt jälgida ja märgata, et okei, mis nagu naisest toimub. Ja sa puudutad ja siis vaatad, et kas nagu... Kas see nupp täna teeb? Oota. Ei läinud närvi, väga hea. Äkki võib terve käe vastu. Ja see ongi, ega siis enda sees ka ja sa saad ka aru, et kui see protsess on nii nagu sügav, siis vahel ongi nagu see, et see seks või akt ise ei ole üldse oluline, vaid see nagu kogu see nagu, et see nädal meil on ühendus olnud, me oleme rääkida saanud, me oleme olla saanud, sa oled märganud mingeid asju, hoidnud ära mingeid ja sellest piisab ja siis on see, et oota, et kui sellest piisab, kas me kunagi üldse nagu vahekorrani ka jõua, siis et kohe tekib hirm sinna teisele poole, et oota, aga kas teine nagu ei tunne, et me nagu oleme nagu, et kas ta tunneb sama, on ju, ja siis on jälle see nagu, et vahel kommunikeerida ka seda, et tegelikult isegi kui me ei ole nagu kogu aeg seksuaalses vahekorras, et isegi see on ka okei, sest see on ka üks seksuaalsuse vorm, et me tegelikult täidame teineteise nagu vajadusi ruumis, ilma et riided oleks seljast ära, on ju, ja me ei peagi nagu aktiivse otseselt olema,
ma arvan, see on meie suhte üks kõige ilusamaid nagu kogemusi ongi see, et päriselt see nii-öelda, noh, et kui on need kiired perioodid, et siis see ei ole see seks, ei ole lahendus, et kui tekib nagu see eemaldumine või ühenduse nagu võnge selles kohas, et see ühendus on habras ja tahaks tegelikult ühendust, siis see ei tähenda, et me peame nagu seksima, vaid see tähendabki, et me peame leidma teineteise jaoks aega ja vahel piisab lihtsalt kaisus olemisest, lihtsalt silma vaatamisest, lihtsalt rääkimisest, mis iganes see nagu paari asi on ju tollal hetkel, mida vaja. Et see võib olla palju parem kui seks tegelikult on ju, sest et vahel see tundubki, eriti kes on lapsevanemad on ju, et meil on ka ikkagi kärgperendus ja 3 last ka siin, et ka kõik need faktorid on ju, et okei, tahaks ühendust, aga et 3 last on ta nagu kodus ja siis sa tunned, et see pole päris see, et kas sa siis teed allahindluse ja teed ära, umbes ajame asja ära, on ju, et ühendust tahaks. Või sa tegelikult aksepteeridki, et okei, praegu on nii, et see, mida ma vajan, on hoopis midagi muud. Et ma vajan ühendust, aga nagu mitte sellel viisil, mida ma olen nagu justkui sisse harjutanud, et okei, siis ma tean, et kõik on korras, kui on nagu päriselt vahekord, on ju. Et see on nagu üks ilusamaid kohti meie suhtes, et see on nagu Artjom on väga hea vastuvõtuvõimega mees, et vahel küll nagu vibrab selle peale, kui ütled, et ei, mulle ei sobi ja siis, et see annab mulle ka selle mänguruumi, et ma tegelikult saangi täiesti puhtast kohast öelda nii, nagu tuleb. Sest ma tean, et isegi kui ta saab nagu pihta või see ei ole alati kõige viimistletum selline pehmendatud versioon, mida ma ütlen, et siis ta tegelikult tunneb lihtsalt tunnet ja siis tal tuleb meelde, et okei, see on lihtsalt tunne. Et sellest ei muud, just, et siis ja mina tema tunde eest, et mina olen super vastutaja teiste tunnete eest, siis mul on võimalus nagu mitte vastutada ja tal samamoodi on ju, et see on nagu kui ilus, et kuigi vahepeal libastan nendes kohtades ka, et see ongi see dünaamika, et täpselt samamoodi, et armastuse, inimesed tahavad armastust, tahavad nagu see bliss ja kõik see ilutulestik. Ja mis siis juhtub, kui me päriselt seda tingimusteta armastust kogeme? On see, et me lihtsalt näeme kõiki neid varjupooli ka, et nagu, okei, siin on see häbi, siin on see süütunne ja hakkame neid ka armastama. Et see, nagu see paradoks, et armastuse sees on kõik tunded, see on nagu nii jabur ja samas on nagu nii tõene, et nagu, aga ongi, armastuse sees on kõik tunded. Ehk siis oled nähtud, kuuldud, vastu võetud täpselt sellisena, nagu sa oled. Ja et ei pea pingutama, see on nagu meeste maailmas üks raske asi vastu võtta, on ju, et see, et sa teed vähem, oled vähem, aga oled sina ise, toimib nagu kõige paremini. Nii, kui sa hakkad pingutada, minu jaoks on see nagu see toidulõhn, et ma tunnen sind pingutamas, ei, täna jääb kõik katki. Et see oli alguses meil päris suur teema, et üks hetk lihtsalt, see oli vist meil 2. või 3. vahekord üldse ja äramärkusel ma lihtsalt pean ära rääkima selle looga, et kui me kokku tulime siis päriselt ühes ruumis, siis minu elu muutis see, et märkasin, me ei olnud sellel hetkel isegi suudelnud ja märkasin niimoodi, et teen silmad lahti ja Artjom on vastas ja vaatab otsa ja siis ta hakkas hingama. Ja siis ma sain orgasmi sellest, et ta 3 korda hingas minuga koos sisse välja, siis ma ütlesin, et pekki, nüüd ei ole tagasi teed enam, et nagu, et mis nüüd saab, sest see tundus ühtaegu nii ilus, midagi sellist, mis on nagu mingi, et okei, kas nüüd hakkabki nii olema, teistmoodi jälle see hirm, et äkki ei ole kunagi nii, et kõik need asjad tulid korraga. Ja selles hetkes nagu see plahvatus, mis nagu toimus mu peas selle nagu kogemusega, mis mul seni oli olnud, oli nagu, et ainuke asi, mida ma teadsin täiesti kindlalt, on see, et okei, siit tagasi teed ju ei ole. Et temata, mis iganes moel, see on see koht, kust me nüüd nagu edasi läheme, siis ma mingi, et mis nüüd saab. Ja siis jõudsimegi nagu sellesse kohta, kus 3. kord, ma arvan, see oli meie 3. vahekord, kui järsku mina, kes ma ei ütle kunagi, mida ma tahan, mitte midagi, ma ütlen, kas sa võiksid selle pingutamise lõpetada, et see segab? Et ma näen, et sa üritad nagu teha seda, mis peaks olema hea ja peaks meeldima, et nagu see tohutu nagu vaev, et nagu mingi, äkki me saaks nagu ilma selleta ja siis ma näen, kuidas tal on nagu jookseb kõik peas kokku, et oota, mida, ma pingutan või? Ma mäletan seda hetke, see oli nagu kogu süsteem jooksis, oota, mis asja? Mismoodi see, aga oota,
pingutan, kuidas see ilma pingutuseta käib, ma nagu ei pinguta ju, aga samas nagu võib-olla pingutan, nagu kogu see vada käis ja see oli päris ilus tegelikult koht vastu võtta seda, et nagu naine väljendas seda, mida tema tunneb ja siis nagu mehena ma sain kõikide tunnetega pihta, siis mingi ebapiisavus ja kõik need lood, mis sealt lahti rullisid. Ja see ongi ilus, see on see sama asi, et kõik need välised tegurid, inimesed, olukorrad on kingitus meile endale, et kogeda neid tundeid. Ja siis ongi see, et aitäh, Eliis, et tõid mul selle tunde üles. Kuigi ma ei mäleta, kuidas ma sel hetkel võtsin vastu selle. Võtsin vastu, aga nagu mis edasi sai? Mis edasi sai? No seda ma mäletan, et alguses oli kogu aeg, ma roomasin mööda maata mitu nädalat. Et Eliis tegi suu lahti, siis ma mingi tohutu kasv ja kiirkursus mõlema jaoks. See vist tänapäeva suhetes on hästi palju seda, et tulevad kõik mittetöötavad programmid hästi ausalt välja, kui on kuskil hingetasandil see kokkulepe, et saan samastuda enda kaaslasega esimesed 1,5 aastat oli ka sellist väga palju neid nurkade lihvimisi, mis täpselt programmis elamist lõhkumisi, et sarnaselt üks ütleb, et kuule, ma näen, et see, mis sa teed praegu, ei ole tegelikult see, mis oleks ehe ja aus ja siis teisel ootu, mis asja, kõik on hästi ju. Ja siis vastupidi samamoodi mingid peegeldused, et kuule, kas sa siin mitte praegu nii ei tee? Ei, ja siis tegid, oota, tegelikult on ikka küll, on ju. Ja need ei ole väga mõnusad. Et sa igatsed kogu elu seda suhet, kus see päris mina mahuks ja siis ja kui see tuleb, siis on see, et oot. Ei, mulle meeldib nii teha, nagu sulle meeldib. Ausalt. Ja enne oli normaalne, kõik las ta läheb, on ju. Ja kõige huvitavam on see, et naised on hästi intuitiivsed ja tunnevad nagu, kui ruumis on mingi dissonants, ja siis ongi see, et näiteks Eliis on magamistoas, ma olen teises toas, korraga on nagu ruumist ära, ja ma ei tea, jäin vaatama mingit asja. Sa oled telefonis jälle või? Kuidas sa näed? Mismoodi, kas mul on telefoni sees mingi kaamera, mis näeb täiesti. Ja need on need kohad, kus tegelikult me oleme mingi ühenduse loonud ja see ühenduse hoidmine on oluline ja siis ta täpib sealt ruumist välja ja siis on mingi, oota, millega sa tegeled, nagu, et mingi, kas ma olen varsti aru saanud, et me siin nagu läheme teises suunas. Mida? Ei, mina ei. Eile tegin selle nalja, et kas ta ei mäleta, et lepingus oli väikses kirjas, et ma tohin alati näha kõiki tema mõtteid tundeid. Et ta on nagu sisuliselt läbipaistev. See ei mäleta siis, et see oli kokkulepe. See on pisikese paned ja see, et accept ja see on see, kui lahti ei tee enam seda. Just, et see ei mäleta siis või, et meil oli nii. Kui nüüd korra tulla veel just hääle tegemise juurde, et te mõlemad ju töötate häälega, ma olen käinud paaril teie helirännakul hästi maagilised. Et kui ja korraga äkki puudutada seda sama teemat, et kehatöö, sina teed mermassaaži, nüüd te mõlemad õpite, on ju. Et tegelikult läbi seksuaalsuse ju saab hästi sarnaselt vabastada traumasid, et hääle tegemisega, et millistesse erinevatesse dimensioonidesse see meid viib, millised uued sagedused avanevad, et kas teil on ka jagada mõnda oma kogemust või lihtsalt kas või mingit tarkust selle kohta? Ma korra mõtlen, ühesõnaga see hääle tegemine on hästi oluline, sest tegelikult hääl lõdvestab ju kogu süsteemi, kogu närvisüsteemi ja siis hääl on vibratsioon, mis läbib keha. Sul ei ole nagu võimalik mitte kohal olla. Kui sa häält teed, siis sa oled oma kehas kohal ja sa täpselt tunned, kus sa oled, sest sa saad aru, kus vibreerib, kus mitte. Et siin on see koht on ju, et mina, kes ma ei teinud üldse häält, täna ma teen häält ja ma ei mäleta, millal see juhtus, et ma hakkasin, ehk siis see koht juhtus iseenesest, see ei olnud nagu okei, nüüd ma teen. Et seda nagu kogemust, kus ma ei tee häält, on lihtsalt nii palju, et ma tean, et mul oli kogu aeg see tunne, et ma ei saa teha häält või ei tohi teha häält või et see on vale või paha või mul oli endal see tunne, et see rikub minu tunde ära, et kui ma, et selle hääle kõlamine võtab minu nagu tuju ära, mis tähendab, et see on üks nendest nii-öelda ruumi tulnud suvalistest lõhnadest või mis iganes, et ma pigem ei tee. Et see hästi, ehk siis lõpuks ju muutus minu jaoks see ruum hästi kontrollituks, kõik ühtemoodi ja mitte mingit libastumist on ju, ja väga harva väikestes kogustes mingeid muudatusi. Ja ma ei mäleta või ei tea, kuidas Artjomi ruumis, sest minu arust ma olen
tema ruumis kogu aeg häält teinud, et see ei olegi üldse teema olnud tegelikult nii-öelda selles mõttes, et ma ei tee häält, vaid ongi see, et ma lihtsalt nagu lubasin ja kogesin ja sealt maalt see oli uus normaalsus ja täna on nagu see, et on hoopis uus kiht avastada mingisuguseid selliseid nagu just seda vibratsiooni oma kehas, et kui sa päriselt lubad seda häält ja kasutad seda häält ka nagu võimendusena sellele tundele, mida sa tunned, on ju, mitte ainult seksuaalses vahekorras või olukorras, vaid tegelikult ka nii-öelda elus on ju, et mida me ei taha teha, me ei taha ohata häälega, kui meil on raske või teha mingisuguseid häälitsusi, mis aitaks tegelikult mingisuguse tunde lihtsalt välja lasta, on ju. Me pigem hoiame enda sisse, oleme hästi viisakad, ruumi ei segaks ja siis tegelikult kogume endasse ja lõpuks on need mingid haigused või asjad, on ju, et või siis lõpuks mingid sellised plahvatused, on ju, kus nagu võidki kahjustada kedagi teist sellega, et ja emotsionaalselt oksendada kellegi peale välja. Sest häälega tegemisega on ka ju tegelikult need lood ja need mingid uskumused, et kui ma häält teen, siis ma ei tea, siis ma ei ole armastatud või ma ei tea, keegi ülevalt naaber saab pahaseks mu peale või nagu, ja siis ema tunneb häbi sellepärast, et ma teen häält, ma ei mõtle seksuaalses võitmes, vaid nagu üldse selle hääle tegemisega. Sest ma mäletan, üks naine jagas mulle seda enda kogemust, kui ta hakkas häält kasutama, siis tal meenus see kogemus sellest, kui ta oligi väike ja laulis kodus ja siis ta ema ütles, et ole vait, et nagu segad teisi, ja siis pani hääle lukku. Ei tee hääle tegemine ju voodis sarnaselt, kui seal olla julgem ja teha, seal on ka muidugi vahe, mõttes, et sa ei teinud enne häält, aga on ka ju see, et sa lihtsalt etled selle häälega naisena, tahad olla kuidagi, et 20-ndates ma võin küll öelda, et on olnud ka olukordi, kus lihtsalt, ma ei tea, esined kind of, et sa tegelikult ei ole nii kaasas sellega, mis sa tahad, on ju. Ja siis on häälel ja hääl on hästi suur vahe, et mina täna, et üks hääl tulebki siit sabakondist tuleb see üle keha ja teine on see kuskil üle, kuskil kõrist, on ju. Tehtud hääl ja tulnud hääl. Tuleb. Ja mida rohkem julgeda häält teha ja läbi selle vabastada, seda julgemalt julged ka tegelikult igapäevaelus rääkida, ükskõik teiega siin tööl, kus iganes. See ongi hääl on meie kõige võimsam instrument üldse, ehk siis nagu kui me hakkame vabastama seda hääle potentsiaali, mis päriselt on, sest keharännakutel ka inimesed nagu ei julge häält teha ja siis ongi see, et okei, hinga häälega välja. Okei, ja siis ongi see, et ma valu või häälega välja, siis tuleb siuke nagu hästi õrn ohe ja siis mingi hetk nad jõuavad selle päri, okei, ma lõdvestun läbi hääle ja siis käib see klõps ja siis oota, mul on siuke hääl ja nagu mingid sellised nagu taipamised ja teadvustamised, et okei, mis asja, siuke hääl on mul peedus, ma ei ole julgenud kasutada seda häält ja siis ongi see, et mul ei olegi enam valus ja kõik sellised asjad. Ja lisaks ongi see hääl on ju meie viis, kuidas me kommunikeerime siia maailma, ehk siis inimesed, kes on hästi kinnise häälega ja nad ongi ise ju tegelikult kehas ka kinni ja nad ei julge väljendada. Ja ma olin samamoodi, ma olin pigem hästi sulgunud ja ma ei julgenud nagu ekspressida ennast ja siis häält teha. Ja nüüd nagu teen häält. See on seotud on ju ka sellega, et sa oled kätega suhelnud on ju. Jah, täpselt. Väga suure osa oma elust on, et siis ongi teistmoodi nüüd see kogemus. Sest Eliis näiteks, kui ma räägin vanematega, siis ma lihtsalt nagu räägin ja siis liigutan suud, siis Eliis küsib, et miks sa nagu häält ei kasuta samal ajal, kui see nad nagu nii ei kuule ju, mingi täiesti jabur. Mingi seos on juba tekkinud, et seda häält, mis ma teen, nagu nii ei kuulda, siis see pole oluline. Ja siis suurim teema, millega tegeleda on see, et ma pole piisav ja ma pole oluline. Huvitav, et kus see tuleb, on ju. Et need väiksed asjad on tavaliselt seotud. Ja helirännakute puhul ju tegelikult ka on ju, et üks asi on kehatöös häält teha, aga helirännakute puhul on ju, et see, mis meie kogeme, on ju ka tegelikult see, et tihtipeale me igatseme neid heliruumi ühendusi teineteise vahel isegi rohkem kui täna mingit sellist seksuaalset akti. See on nii puhas ja nii ilus ja nii nagu
sa koged väga orgastilist tunnet ja sa justkui ei tee midagi nagu füüsilises kontaktis, mis on lihtsalt nagu ajule juba selline mingi vau, mis kõik on võimalik. Et selles mõttes see on nagu ka, et sa lubad seda häält, mis tahab tulla ruumi ja sa teed seda nagu täie veendumusega, et kõik on hästi ja sul on turvaline ja see on nagu imeline kogemus. Et see on ka põhjus, miks alati need hääle aktivatsiooniruumid on hästi sellised nagu inimeste jaoks suured, intensiivsed, on ju. Et selles suhtes see on möödapääsmatu teha häält nii-öelda. Mulle siin tundub ka, kui mõlemad veel julgevad teha, no nii nagu teie ruumis hakkab tööle see teie omavaheline mäng, et ma ei tea, kas mul ei ole ühtegi statistikat, aga rääkides siin erinevate inimestega, siis naised teevad ikkagi julgemini häält kui mehed voodis ja vahekorra ajal, et mehed võib-olla muidu julgevad ennast rohkem väljendada, aga seal juhtub järsku mingi paradoksaalselt vastupidi. Aga kui ilus see on, kui mõlemad mängivad selle häälega, et tahaks siinkohal küll julgustada nagu kõiki katsetama ja tegema, et ja kui sa praegu seda ütled, siis ma mõtlen, et sellepärast mul tõenäoliselt ei olnudki imelik häält teha, et Artjom tegi ka ise häält, on ju, et kui ma enne ütlesin, et ma ei mäleta, mis hetkel see juhtus või miks või kuidas, see tundub see põhjus, et Artjom on alati häält teinud ja see vaata, kui ta teeb ruumis ja tundub nii õige ja ilus, siis pole mingit nagu küsimustki, ma teen ka häält ja siis see tundub ka õige ja ilus, sest see ruum on juba nagu selline, et see on jah, et tegelikult mehed ruumi hoidjana isegi on, ma ütleks, üks olulisemaid elemente, et naine saaks lõdvestuda hääle tegemisse, et see hääl oleks, lihtne on teha häält ruumi, kus juba on hääl. Nõus. Võib-olla siin on ka selline rohkem seda jagada või rääkida, et meil väga palju ongi põlvkondi kasvanud ju pornograafia najal ja seal mees see on ainult naise peal rahuldatakse ennast ja seal ei ole päris seksuaalsusega suurt midagi pistmist ja kogu see etlemine nii-öelda on seal ju naise poolt ainult, et seal kuidagi mehel ei ole nii kandvat rolli. Või siis on see pingutatud kuidagi nagu näidata jõudu. Ja seal on vist, ma ei ole ise nii sügaviti kursis, aga selles osas, et mul on jäänud selline mulje, et sealt ikkagi pigem on ju suured tissid, ära lõigatud alumine osa, kõik on nagu roosinupukesed, millest tekib juba naisel kui mingi ja meestel, ma olen kuulnud pornograafia sõltuvuses mõned inimesed nimesi nimetamata, kes on avalikult ka rääkinud, et oli väga tugev üleminek, et saada aru, et tavaline naine ja tema keha on teistmoodi, siit on pehmem, sealt on teistmoodi, iga tupp on erineva visuaaliga, et kui sul on ees kõik ühe kirurgi tehtud pilt on ju ja kõik on kuskil siuke väga tugevad mingisugused, ma ei tea, täitesüstid pandud ja kõik on hästi selline, et siis päris naise keha on ju hoopis midagi muud ja iga naise keha on veel erinev ja siin on veel tsüklilisus vanusega kõik muutub, et see on hästi-hästi ilus, kui rohkem inimesi ärkab sellesse ehedusse, et ja siin on see vahepeal, ma olen täiesti nõus, et see üleminek ei ole võib-olla selline, kuidas ma ütlen, ainult ükssarvikud ja vahukommid, et seal on seda kohta, kus täpselt keegi ütleb hästi ausalt ja siis tekib mingi stopp, aga ma arvan, et me lihtsalt ei saa enam teistmoodi kui avalikult ja ausalt rääkida omavahel. Ja mida nagu ausam see ruum on, seda nagu kergemini ja kiiremini, isegi kui see on ebamugav, tegelikult me jõuame selle iseendani, kus me ruumis saame aru, mida me vajame, tahame, julgeme seda väljendada, olla ja tegelikult selle sees tekib see ühendus, mida me päriselt igatseme, on ju, et see on minu arust üks nagu märke, et miks ei ole nagu see pornograafiline asi ei ole tegelikult õige, on see, et seal see ühendus segab. Sest siis läheb tempo madalaks, siis tekivad olukorrad, kus me ei ole ainult aktsioonis, et seal on seda, selles päris nagu ühenduse sees on seda olemist ja seda sükest aegluubis olemist, kus mitte midagi polegi vaja, et oleks hea. Aga tänapäeva ühiskond on süke, et nagu veel rohkem asju, veel rohkem mingeid kiiremini, rotodopamiini peale. Just, et siis selle järgi sa saad aru, et kui sa liigud sellesse nagu oma ehedasse rütmi, siis sa ei vaja mitte midagi rohkem, vaid sa tahad seda sellist rahukogemust ja seal avaneda omas tempos ja vaadata, mis sa siis, et see on süke uudishimul põhinev, süke rahulik avastamise nii-öelda mäng, mitte süke nagu, kes on kõvem mees, kes kiiremini ära teeb. Nõus. Ja ikkagi, kui üldse nagu mõelda selle poole, kuhu me liigume, et täna on nagu rõõm näha, et kõikides muudes valdkondades ka inimestel see huvi olla
nemad ise ehedalt, ausalt tõuseb, mis tähendab, et me jõuame magamistuppa selle sama asjaga, on ju, et me ei saa ühes olla ühtemoodi, teises teistmoodi, et see nagu on seotud ja väga tugevalt. Et seesama helirännakute ruum on ju, et kui küsitakse, et meie ruumides on kõige nagu tugevam kommentaar on just selle nais- ja meesenergia nii-öelda harmoonia ja selle suunas on ju, et see on nii tuntav ja tajutav ja nii ilus ja noh, kes mida siis igatseb ja ära tunneb. Ja siis sa saadki aru, et aga mida me teeme? Me etendame oma suhte dünaamikat läbi nende helide, mis me teeme, on ju, et oodates üksteist, rääkides teineteisega, suheldes nagu vaadeldes, andes ruumi, et see mäng on täpselt seesama ja see on see põhjus, miks see mõjub nii nagu vabastavalt selles hetkes, sest me oleme nii pühendunud teineteise nagu märkamisele ja selle ruumi hoidmisele nendele inimestele, kes seal on, et seal on põhimõtteliselt võimatu mitte tunda armastust ja armastatud olemist, on ju, et need, kes kogevad, jah, neil võib see kogemus olla midagi muud, sest armastuse ees on mingi tunne, mis tahab tundmist ja see on okei. Aga et meil omavahel see on alati siuke nagu vau, okei, nüüd on hea olla, et see nagu on väga suur, ma ütleks, tasakaaluhoidja meie suhtes koos loome, mis on ju tegelikult jälle jagame oma elu energiat, on ju, ruumiga ja mängime seda mängu teineteisega, et see on ju seesama, mida me tegelikult magamistoas nagu teeme, kui me ühendume. Ma väga soovitan seda teie heliruumi kogeda, et viimane kord oli hästi minu jaoks ka hästi võimas just see mäng, selline polaarsust, dünaamika, et see oli nii puhas, et võib-olla oli väike ruum ka, et mängis väga ilusti. Ja see on ju kogu looming on improvisatsioon, ehk siis me nagu hetkes loome seda, mis ruumile vajalik või mida nagu sellesse hetke tuua. Hüperkohalolu on nii-öelda. Te võiksitegi teha kohe paaride sellise helirännaku paaridele, kus saaks ka kuidagi oma vahel veel luua. Sest ühe asja me tegime mingi sõbrapäeval ja oli see date night kehamaalimisega. Et see oli väga, väga siuke äge kogemus. Ja meil on tegelikult see hääleaktivatsiooni mõte on ka õhus, et tehagi just, kuna hääleaktivatsioon tavaliselt sisaldab seda, et üks inimene kogeb ise ennast ja oma häält, et siis teha ka paaride versioon, kus siis tegelikult mitte rääkides, vaid häält tehes teineteist kogeda. Ja, et see ongi, sest see on see, mida meie on ju teeme tegelikult ja igaüks saab seda tegelikult kogeda, et seal ongi see ruum sinna ümber luua ja toob uue nurga suhtesse. Ja siis on võimalus nii-öelda kogeda ruumis ka nii-öelda nais- ja meesenergia erinevust sellega, et kui me paneme nii-öelda 2 inimest tegema häält versus siis nii-öelda kõik naised tegema ühte häält ja kõik mehed tegema teist häält, et see on nagu, see on see, mida sa koged kehas, sest see vibratsioon tuleb su seest ja ta on su ümber. Ja see teeb selle maagilise asja seal ära, et sa tunned seda ühendust iseendaga ja tegelikult nagu kogu välisega ka, et miks see heli tegelikult ju nii ilus ja oluline on, sest ta tuleb meie seest. See on see meie sisemine, see miski on ju, et see on see, millega me ennast kuuldavaks ja tajutavaks teeme, siis ta tuleb meie välja, me ise kuuleme ennast oma kõrvade kaudu tavaliselt ja siis kõlavad inimesed meile vastu, kui me oleme mingi lause või midagi välja öelnud, on ju. Ja miks me ei julge neid öelda, sest me kardame, et äkki see ei tule sealt vastu see nagu armastus, on ju. Või vastu võtmine ja mõistmine, et siinkohal ongi see, et kui sa oled iseendaga mõistev, armastav, siis praktiliselt võimatu on sellel välisel sind kuidagi nagu ka kõigutada ja mõjutada ja vajutada neid nuppe, kus sa oled vähe. Absoluutselt, me läbi selle saame ainult seda kindlust juurde. Mis me nüüd lõpetuseks, on teil mõni mõte, mida veel lõpetuseks jagada, mis tahab veel ruumi tulla? Oli päris mitu mõtet, kadusid ära. Mina ikkagi julgustaks kõiki valima iseenda seda päris ehedat olemust ja häält, et ausus on tänases ühiskonnas üks kõige suuremaid ja kiiremaid kiirteid, et kõik see, mis tuleb väliselt ja on vaja ära õppida ja veel selgemaks saada ja kuidagi saavutada ja kõik see on nagu segav, et see enda juurde tulemine on nagu kriitiliselt oluline ja kes seda ei vali, need nagu justkui surutakse sellesse kohta, kus nad ikkagi peavad valima, et ühel või teisel viisil sa saad endaga kokku ühel hetkel, et tee endale kergeks ja vali, tee häält, luba endale olemise ruumi ja lase lahti sellest virvarrist, et on vaja veel rohkem, et naisena eriti. Jah. Usalda nagu iseenda ruumi ja seda olemise ruumi, et see tundub, et täna loob ikkagi väga võimsalt.
ja noh, kuna emotsioonid on ka tegelikult üks põhiteema, mida need kõik kogemused tegelikult üles toovad, on see, et lihtsalt ära karda tundeid, hinga nendesse ja luba. Sest ei ole ju ei positiivsed ega negatiivsed tundeid, on lihtsalt laengud kehas, mis tahavad vabastamist, vabanemist. Väljenduda, jah. Luba, armasta ja ela. Väga ilusad soovid. Aga aitäh teile, et te tulite ja nii ilusad ja ausad jagamised. Ma olen siiralt tänulik ja aitäh, Artjom, et sa jagasid enda kogemust. Ma arvan, et see võib nii mõnelegi vanemale tekitada võib-olla äratundmist kohta, et kuidas olla toeks ja aitäh sulle enda kogemuse jagamisest, et ma usun siiralt, et erinevate kogemuste jagamised tegelikult rikastavad ja kui need on toodud ruumi, et on äratundmist ja hästi palju väheneb ka võib-olla sellist tunnet, et ma olen kuidagi eriline või mul on hästi tihti ma endal ka inimestega, kui kokku puutud või töötad, et märkad, et inimeste jääb siuke mulje, et mul on midagi unikaalset viga, aga tegelikult ei ole, et meil on nii sarnaseid kogemusi. Me oleme lihtsalt kõik inimesed ja meil on, et suur aitäh teile. Aitäh sulle. Aitäh sulle.